tere, armas. Mina jälle siin metsas jalutamas. Ja täna räägin sulle vabadusest. Räägin vabadusest. Mul on juba mitu päeva olnud see vabaduse teema üleval. Ja siis ma mõtlesin, et okei, no räägime vabadusest, mis see vabadus siis on. Ja ma arvan, et igaühe jaoks tähendab vabadus midagi erinevat. Sellepärast, et me oleme kogenud vabadust erinevalt ja meil on vabadusega seonduvalt erinevad arvamused ja tundmused ja me igaüks oleme tõlgendame vabadust erinevalt. Aga see ei tähenda, et me ei võiks selle peale mõelda koos. Et see ei tähenda seda, et me ei võiks seda koos kuidagi vaadelda. Ja täna kutsungi sind üles mõtlema selle peale, mis tähendab sinu jaoks vabadus, kuidas sina seda koged ja mis tegelikult täna on need asjad, mis sul takistavad elama nii vabalt, kui sa võib-olla tahaksid. Sest tegelikult ma arvan, et enamus meist tahaks kogeda vabadust sellisel, et võimalikult vabad olla. Vabad olla suhetes, vabad olla rahaasjades, vabad olla oma igapäevases tegutsemises. Ja see, mis meie vabadust piirab, on tegelikult ju meie ise. Meie enda piirangud ja välismaailm, mille me ise endale oleme loonud oma valikutega. Ja just täna hakkasin mõtlema selle peale ja kuulasin ka Expand podcasti, mis on Elizabeth Aprili podcast. Ja ta juhuslikult kuulasin ka vabaduse teemalist saadet ja ta toob ka seal välja, et või kutsub üles kaardistama seda oma erinevaid elualasid ja siis neid kohti, kus sa tunned ennast vabalt, kus sul on täielik vabadus ja siis kutsub üles ka märkama neid kohti, mis täna sul takistavad vabad olemast. Ja just selle koha pealt, et märgata siis neid asju, mille külge sa ennast sidunud oled, mille osas sul on endale pandud mingid ootused või teistele pandud mingid ootused, mis justkui keelavad sult vabad elamast, olemast. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et võtan näiteks enda puhul mingid suhted näiteks, et võtad kas või suhted lastega, on ju. Et kas ma saan tunda ennast vabalt suhetes lastega. Ja mõnes mõttes täiega saan, et ma olen ise lapsevanem ja ise juhin kogu seda mängu, mis toimub suhetes lastega. Ja samas laste olemasolu kui selline mõnes mõttes piirab minu vabadust. Aga see on olnud minu vaba tahe saada lapsed, on ju. Et seal on nagu see niisugune kahetine asi, aga samas ma saan igal hetkel otsustada seda, et kuidas ma saan vabadust kogeda koos lastega. Ja saan ka aru, et nendel hetkedel, mil ma tahaksin näha lapsi takistusena, võiksin ma enda sisse vaadata, et mis osa ma siis sellest lapsevanema rollist nagu justkui vastu ei võta, on ju. Mis osa sellest ma tahaksin nagu endast eemale lükata ja läbi selle siis viin ennast kuhugi ohvri rolli, et oi, ma olen lapsevanem, et ma ei saa seda ja seda ja seda teha. Mul pole aega, sellepärast, et ma pean lastele tegema midagi või hoidma neid või vaatama. Et tegelikult on kõik hästi palju mõtteviisis kinni. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema ka sellele, et millega ma endale siis vabadust loon või ei loo. Siis ma saan aru, et mina loon ikkagi oma ellu päris palju vabadust lihtsalt oma otsustega. Lihtsalt sellega, et ma olen mina ise. Loon oma ellu vabadust sellega, et ma üha enam eemaldan neid
mis ma ütlen siis, eemaldan neid ütleks siis klammerdumisi ehk siis mingeid selliseid uskumusi ja mis panevad mind nagu arvama või klammerduma, ma tervendan mingeid haavu selleks, et ma ei klammerduks näiteks mõne inimese külge või olukorra külge, et ma ei klammerduks näiteks, ma ei tea, kodu külge või töö külge. Ehk siis mulle tundub, et see on hästi tugevasti seotud ka minu jaoks turvatundega, et ma saan ennast hästi vabalt tunda, kui mul on turvatunne paigas ja kui mul on turvatunne seotud millegi sellise konkreetse külge, näiteks mõne inimese külge või kodu külge või töö külge, siis ma tegelikult ei ole vaba, sellepärast et minuga kaasas on mingi hirm, et aga mis siis juhtub, kui see asi mult ära võetakse, siis ma hakkan kartma seda ja see tegelikult võtab ära mult vabaduse. See tähendab seda, et tuleb mõelda, mille külge see turvatunne siis siduda, on ju, mille külge see panna nii, et mult ei võetakse jalgu alt ära, kui see asi ära kaob, on ju. Mina arvan, et mina olen selle sidunud suurel määral muutuste külge, selle külge, et ma usaldan või arvan, et pidev muutumine loobki mulle turvatunnet. See, et kogu aeg on muutus, ongi turvaline. See on loomulik elu osa ja see protsess on täiesti nauditav. Ja samas saan aru, et loomulikult on mingid haavakohad veel kuskil minu sees, mis on tervendamata, on ju, ja mille koha peal tekib mul klammerdumine näiteks oma abikaasa suhtes. Ehk siis mingi koha peal on olemas kuskil hirm jääda üksi või jääda üksikuks või olla mitte tahetud või tõrjutud. Ja saan aru, et selle koha peal mul täna ei ole täit vabadust, aga loon seda täiesti endale, et saan aru, et ma ei ole mitte kunagi üksi, sest et see on lihtsalt üks egoprogramm, mis tahab mulle öelda, et näiliselt tahaks nagu öelda, et ma jään üksi, kui mul näiteks abikaasat ei peaks olema. Ja saan aru, et hästi tugevalt täna hiljuti sain aru, et ma olen sidunud oma turvatunde üsna tugevasti toidu külge. Ja see toidu külge turvatunde sidumine toimus mul lapsepõlves. Ehk siis lapsepõlves ma ei saanud sellest loomulikult aru, et minuga midagi halvasti oleks. Ma olin nagu selles hetkes tundsin ennast suurepäraselt. Aga saan aru, et seal alateadvuses toimus mingi selline koht, et kui vanemaid ei olnud kodus või siis isegi kui me olime kuskil vanavanemate juures, aga igatsesime vanemaid, siis minu nagu viis, kuidas siis seda leevendada, seda igatsust või turvatunde puudust või lähedust, siis oligi süüa, valmistada midagi head ja lihtsalt süüa. Ja täna saan aru, et täna ka nendes olukordades, kus mul kerkib mingi selline koht ülesse, kus mul on ebakindlus või olen üksi, siis mul tekib automaatselt niisugune tunne, et nüüd tahaks süüa ja siis tahaks midagi süüa niisugust, mida ma muidu ei söö. Ja saan aru, et seal all on mul hästi tugev hirm, et minu isaga juhtub midagi. Hirm kaotada oma isa või isa armastust, isa lähedust. Ja täna saan aru, et see on üks asi, mille ma pean nagu enda sees korda tegema, et kõik inimesed kunagi lähevad, teevad selle exit'i siis maailmast, on ju. Ja see juhtub siis, kui see juhtub ja mina ei saa sinna väga palju midagi teha. Ja see hirm selle suhtes, mis on mind saatnud ilmselt terve elu, et see hirm
ei ole lubanud mul elada viisidel, nagu ma oleksin tahtnud, ehk siis ta on kogu aeg piiranud mu vabadust. Ja saan aru, et kõik asjad, mis tegelikult meie vabaduse nii-öelda minu ja minu vabaduse vahel seisavad, need kõik asjad on loodud justkui mingite mineviku kogemuste põhjal ja kõik need takistused, mis seal on tegelikult need, mida ma pean märkama selleks, et ma need korda teeksin, et ma saaksin liikuda vabaduse poole. Ja kutsun sindki üles märkama neid kohti, kus sina oled täna võib-olla kinni. Kaardistame ära need kohad, mis sind täna sul ei luba elada vabalt või mis takistavad sinu vabadust täna. Et kõik need inimesed, olukorrad, suhted, et vaata nendele lihtsalt otsa, kaardista nad ära, vaata, mida sa saad teha selles osas, et need enam ei oleks sinu peas nagu takistusena, vaid võimalusena. Et mis on need asjad, mida sa pead nagu endas võtma vastu. Mis on need asjad, mis tuleb nagu, mille eest tuleks sul lõpuks võtta vastutus. Siis ma saan aru, et kui ma täna nagu korraks kiirelt vaatasin enda sisse, vaatasin ühte tänavase päeva situatsiooni, kus jubedalt tahaks lähedust kogeda. Ma saan aru, et nii lihtne on nagu öelda selle teisele poolele, et kuule, et mina tahan lähedust kogeda, sina ei ole seda mulle andnud. Selle asemel, et ise nagu minna, olla ise armas ja lasta lihtsalt ennast ise endale keegi lähedale, mitte luua ise barjääre selle süüdistuse ja pettumuse ja etteheidetega. Ja saan aru, et see on üks selline koht, kus nagu ise saab võtta vastutust ja tegelikult kogu meie elu ongi üks vastutuse võtmise jada ja selleks, et me saaksime kogeda täit vabadust, on meil vaja võtta vastutus väga paljude asjade eest enda elus ja kõik need olukorrad, kus sa täna ennast kaardistades paned kirja, kus sa pole vaba, siis tegelikult on need olukorrad, kus tuleks sul võtta vastutus selle eest ja vaadata, mida sa teha saad. Ja tegelikult ei ole sul mitte ühtegi vabandust. Et kõik, mis sa nagu suudad nagu vabandustena luua, on juba see koht, kus sa tahaksid vastutuse kellegi teise kaela lükata ja mitte ise vastutada oma vabaduse eest. Endalegi ootamatult aus video tuli ja tegelikult ma saan aru, et see on see koht, kus ma ka ise endale veelgi rohkem pean ennast korrale kutsuma, ütleme siis endast kohale kutsuma, sest et nagu nii lihtne on lihtsalt süüdistada elu ja kõiki teisi selle eest, et ma ei saa kogeda vabadust sellisel määral, nagu ma tahaks. Ja saan aru, et vabadus on üks niisugune teema, mis tahab vist järgmisena mul laual kuidagi hakata lahti rulluma. Päris põnev. Igal juhul jälgi mind Instagramis, Facebookis ja tule minu teadliku tähendusliku elu loojate gruppi ja kuula minu podcasti. Uuel nädalal, selle nädala lõpus tuleb podcasti järgmine saade välja ja kuulame, näeme ja kohtumiseni. Olge hoitud!